Arko Vara poolt müüdava kinnisvaraobjektide nimekirja on saabunud midagi unikaalset, midagi erilist. Viljandis asuv Villa Tolli, milles on 14 täiesti omanäolist korterit. Tegemist on ajaloolise hoonega, millest me võiksime rääkida terve saate, aga katsume mõne minutiga anda ülevaate sellest restaureerimise meistriteosest. Enne kui me räägime selle maja ehituslikest eripäradest, räägiksime natukene maja ajaloost, mis on selle maja kontseptsiooni väga oluline osa. Ja, tegemist on siis jugendstiilis villaga, mille ehitamist alustati 1908 aasta ja arvatav valmimise aasta on 1910. Siis miks võib arvata, et see maja kunagi pärast valmis on see, et viimistlusuuringute ajal paljudes ruumides tegelikult viimistlus oli lõpuni viimata, ehk siis väga vähesed ruumid on saanud jugendstiili villadele omased siis trafarettmaalingud. No erakätesse tagasi jõudis see maja ju alles üsna hiljuti. Üsna hiljuti, et tegelikult 2010 see maja erastati, aga siis praeguse omaniku kätte jõudis 2022 aasta. Ja tegelikult ehitust siis me juba 2023 oktoobris alustasime ja praegu veel mõningates korterites tööd veel käivad, aga suuresti siis ka selline viimane lihv. No nagu sa juba mainid, jõudsid sellise objekti puhul asi ei alga ehitamisest, asi algab uuringutest. Ja kuna tegemist on siis muinsuskaitse all oleva mälestisega, ehk siis see tähendab seda, et hoone nii väljast kui ka seest on muinsuskaitse all, ehk tegelikult enne projekteerimist juba siis on vaja hankida hoonele muinsuskaitse eritingimused, mis siis määravad ära, kui palju üldse me tegelikult mingeid asju võime muuta, mida me ei tohi muuta, mida me peame uurima, mida me peame säilitama. Seda laadi hoone tegemine eluruumideks sisaldab väga palju keerukust, sest neid huvigruppe, kelle tingimustele peab kõik see vastama, on päris palju. On elanikud, on muinsuskaitse ja nii edasi. Ja, et selleks ongi vaja kaasata selliste hoonete siis nii-öelda restaureerimisel väga pädevaid projekteerijaid, kes on kursis nii muinsuskaitsenõuetega, tänapäevaste ehitusstandarditega ja tegelikult ka võimalustega, mis siis selliste hoonete puhul pigem on keerulised, ehk siis igasugused kommunikatsioonid, ventilatsioonid, kütted, samas ka ahjud, mis on tegelikult toimivad, et kuidas need kõik siia konstruktsioonidesse niimoodi ära mahutada, et need ei ole silmale nähtavad. Kõikides korterites on olemas tänapäeva nõuetel vastavad ventilatsioonisüsteemid, kogu elektritaristu hoones on ringi ehitatud, see ei olegi reaalne, et jätta mingeid vanu süsteeme, siin üldjuhul väga ei olnudki midagi enam alles ja lisaks sellele on siia hoonesse projekteeritud nii-öelda kaugküte ka, ehk tegelikult on siin linnaküte, mis on väga mugav, et inimene ei pea muretsema selle pärast, et kust tema soe majja tuleb. No kindlasti ühed pilku püüdvaimad elemendid nendes korterites on need ilusad pottahjud. Ja need on ka tegelikult muinsuskaitse eritingimustega siia määratletud, et need peavad säilima sellises mahus, nagu nad on. Tegelikkuses olukord oli selline, et hoones oli olemas 7 ahju, kokku säilis 6, sest et üks ahi oli nii kehvas seisus, et seda kahjuks enam taastada ei olnud võimalik, aga kõik ahjud on võimalik teha tuli alla, sooja eesmärgil see ei ole, pigem selline visuaalne efekt ja Karl Naanuri suurepärane ahjurestauraator on need ahjud siin restaureerinud ja kokku võttis seal 6 ahju restaureerimine aega 2 aastat. Kuivõrd palju sellise restaureerimisprojekti puhul on olemas meil Eestis omal koha pealt teadmisi selle mastaabi jaoks ja nende detailide jaoks? No tegelikkuses Eestis on väga palju häid restauraatoreid, vanema põlvkonna omasid, uuema põlvkonna omasid, et tegelikkuses me ise kaasasime siia väga palju spetsialiste nii-öelda ka enda ettevõtte väliselt, et näiteks viimistlusuuringute tegemiseks, et Merike Kallas käis meile neid siin tegemas ja samas uuringute käigus me tegelikult palusime Merikest, et ta koolitaks ka meie viimistlejad, et kui meil on sarnane objekt, et me juba oskame selliseid lihtsamaid tõdesid kasutada.
Siis lisaks sellele muidugi trepi käsipuud, mis olid siin Malmist, balustraadi detaile, mõned üksikud olid alles, mille me leidsime. Siis lisaks sellele muidugi meie suurepärane koostööpartner Piit ja Brossist Juhan Hint, kes on kõik uksed ja aknad, mis oli vaja restaureerida, on ära restaureerinud. No mida sellise hoone akende restaureerimine täpsemalt tähendab? Siin vist ei ole ühtegi akent, mis on täpselt ühesugune. Täpselt nii, et akned on kokku selline 60–70, aga ütleme variatsioone on vähemalt 20, et on erikujulised, on eri mõõdus, eri konstruktsiooniga. No sinu töö ei ole mitte ainult vana akent restaureerida, vaid sa pead tegema sellest vanast aknast ka kaasaegse akna. Ja, et eks see ongi nagu see põhikatsumus, et sa pead ühtlasi ühes otsas nagu säilitama selle vana akna, aga samas ta peab vastama ka siis kaasaegsetele soojapidavusnõuetele. Mõned aknad on ka tuletõkke nõuetele vastavad, et teed vanast aknast siis kaasaja nõuetele vastava akna. Selleks, et need aknad näeksid välja nii nagu vanasti, siis olulisel kohal on siin viimistlus. Ja, täpselt nii, et mis siin need aknad ja uksed eriliseks teeb veel on see, et siin on valdav osa aknaid olnud aaderdatud, mis tähendab seda, et algselt männipuust tehtud akendele maalitakse peale siis tammesüü, mis on väga spetsiaalne tehnika ja ütleme sellise tehnoloogia valdajad tänapäeval on käpu täis, et võib-olla 10 inimest, kes väga hästi oskavad teha seda. Oli siin objektil ka midagi sellist, millega sa võib-olla varem kokku puutunud ei olnud? Et kindlasti oli mitmeid asju, et võib-olla üks selline eripära oli see, et need aknalengid on paika pandud juba müüri ladumise ajal, mis tähendab seda, et ega neid mõistlikul moel siit välja seinast ei oleks saanud võtta ja töökotta viia ja me pidimegi kõik aknalengid sisuliselt pidime siin koha peal restaureerima, et aknaraamid viiti töökotta, aga lengid tegime koha peal. Villa Tollis ei ole mitte ühtegi sarnast korterit. Kõik korterid on väga erilised ja väga erinevad. Osad korterid on juba endal omaniku leidnud, kuid on veel kortereid, mis alles omanikke otsivad. Mina ütlen siit omalt poolt kaasa, et niivõrd erilist ja unikaalset elukondlikku kinnisvara meil küll on täna turult keeruline leida.